Ukraina korraldas Moskva vastu midagi massiivset. Aasta suurim droonirünnak on lõpule viidud ja Venemaa on leekides. Nafta põleb, Moskva on piiramisrõngas ja Putinile tähendab see, et venelased, keda ta on püüdnud oma riigi tähtsaimas linnas kaitsta, said just tugeva annuse sõja reaalsust tunda. The Moscow Times toob üksikasjad. 16. märtsil teatas The Moscow Times, et Ukraina korraldas nädalavahetusel Venemaa pealinna vastu ühe suurima droonirünnakute laine sõja algusest. Moskva linnapea Sergei Sobjanin kinnitas, et rünnakud jätkusid 16. märtsini, mis näitab, et Ukraina peab Venemaa pealinna õigeks sihtmärgiks. Sobjanin väidab taas, et õhutõrje hävitas kõik Ukraina droonid, nagu Venemaa alati ütleb. Ukraina saadetud parvedes olevate droonide tohutu arv annab siin suurima löögi. Moskva linnapea teatas Telegrammis, et viimase 2 päevaga on õhutõrjejõud hävitanud umbes 250 vaenlase drooni Moskva suunal ja teisel liinil. Siin näeme, kuidas Ukraina võtab kindad käest ja näitab Putinile ning tema Kremli kaaslastele, et Moskva, ainus linn, mida Putin tahab Venemaal kõigist teistest rohkem kaitsta, on Ukraina ulatuses ja seda saab tabada. Õhurünnakute strateegia põhjustatud psühholoogiline trauma võib sundida Putinit sissetungi lõpetama, nagu edaspidi videos käsitleme. Enne seda tuleks uurida Ukraina rünnaku ulatust Moskva vastu. Ukraina on varemgi droone Moskvasse saatnud. Märtsis 2025, umbes aasta enne Ukraina rekordilist droonirünnakut, katsetas Ukraina midagi sarnast Moskvas. Vene kaitseministeeriumi teatel tulistati Moskvas ja ümbruses alla 91 Ukraina drooni ja hukkus 3 inimest. Ukraina viimase rünnaku kohta ei ole teatatud ohvritest, vähemalt veel mitte, kuid sündmuskohal viibinud pealtnägijad on teatanud arvukatest plahvatustest ning Ukraina on sundinud kogu Moskva piirkonna lennujaamad sulgema. Kiievi Posti teatel nägid kohapeal viibinud inimesed plahvatusi Moskva Troitski halduspiirkonnas. Tule all olid ka Podolsk, Domodjedovo, Dubna, Mozaisk, Istra, Solnočnogorsk ja Narofominsk, kuna Ukraina tulistas droone Venemaa pealinna ja ümbrusesse. Samuti on suletud lennujaamad. Venemaa lennundusamet Rosaviatsia kehtestas Ukraina ulatusliku droonirünnaku tõttu lennupiirangud mitmele Venemaa lennujaamale. Vnukovo, Domodjedovo, Žukovski ja Šeremetjevo lennujaamades on kõik lennud tühistatud või edasi lükatud. Normaalne töö on taastunud vaid Vnukovos. Ülejäänud lennujaamad saadavad lende välja koostöös ametiasutustega, teatab Kiievi Post. Venemaad mõjutavad praegu ka muud probleemid peale lennujaamade sulgemiste. Moskvast kaugel põleb nafta. Asuko avaldame peagi, kuid Moskva lennujaamade sulgemine on Ukrainale väga oluline. Lennujaama sulgemine toob kaasa lendude hilinemised või tühistamised ning võib jätta tuhanded Vene reisijad lõksu. Psühholoogiliselt näitab see, et Ukraina droonid jõuavad Venemaale. Putin võib küll droonirünnakute tõendeid varjata ja seepärast piirab Kreml ka Telegrammi, kuid turvakaalutlustel lendude peatamine saadab selge sõnumi. Ukraina droonid on Tivers. Lendude tühistamine toob kaasa ka piletite tagasimaksed, mis võtavad Kremlilt tulu ära. Sarnane juhtus 2025. aasta juulis, kui droonirünnak 10 Venemaa linnas põhjustas 2000 lennu hilinemise ja 485 tühistamise. Umbes 43 000 piletit tuli nende probleemide tõttu tagasi maksta ja see tähendab suurt hulka maksustatavat tulu, mis läheb tagasi Vene kodanike taskusse ning millele Kreml ligi ei pääse. Iga rünnak, mis sulgeb lennujaamu, maksab Putini sõjamasinale raha ja tabab Kremli propagandat, mida Vene rahvale peale surutakse. Sellel lool on veel üks huvitav nüanss. Kiev Posti andmeil kasutas Ukraina Moskva rünnakuks FP1 droone, teatas Vene sõjablogijate Telegrami kanal Shot. Ukraina väidetavalt saatis droone õhku 8-10 kaupa lainetena. Iga selline droon suudab kanda kuni 60 kilogrammi ehk 132 naela lõhkeainet ning lennata kuni 1400 kilomeetrit ehk 869 miili, mis tähendab, et Moskva jääb nende tegevusraadiusesse. Droonid on Ukraina seas õhuväe uus täiendus. FP1 tutvustati 2025 aasta mais. Väidetavalt suudab see kanda topelt lõhkeainet võrreldes Kiev Posti andmetega ning lennata 200 kilomeetri ehk 124 miili kaugemale. Militani sõnul tootis Ukraina maiks palju droone ja kasutas neid mitmel rünnakul Venemaa vastu.
Novembris tõi ka New Voice of Ukraine FP1 drooni esile kui võimsa vahendi Ukraina kaugmaa strateegia muutmiseks. Firepointi sõnul oli FP1 oma klassi kõige odavam ja tõhusam droon. Madala hinna tõttu saab droone massiliselt parvedena kasutada, nagu praegu Moskvas näeme. Ukraina kasutab FP1 odavat drooni Venemaa õhutõrje ülekoormamiseks. Kuigi Moskva rünnak ei näi seni veel vilja kandnud olevat, vähemalt pole sellest teatatud, on Ukrainal siin siiski löök, mis annab Putinile selge hoiatuse. Kui FP1 ühendada Ukraina droonraketi hübriididega nagu Flamingo, saab Ukraina kasutada seda Moskva õhutõrje läbimurdmiseks ja rünnakuteks pealinna vastu. Mõtleme, et ühest suurimast rünnakust Moskva vastu, mida oleme seni sõjas näinud, ei näi olevat mingit tulemust. Tegelikkus on aga see, et me ei tea tegelikult midagi peale nende infokildude, mida Vene võimud on avaldanud. Nad väidavad, et ohvreid pole ja umbes 250 drooni tulistati alla. Ukraina hoiab vaigust ja Moskva on nende rünnakute ajal astunud samme, mis viitavad sellele, et nad üritavad meeleheitlikult narratiivi kontrolli all hoida. Näiteks need Telegrami sulgemised, mida me varem mainisime. The Moscow Times teatas, et samal nädalavahetusel, kui Ukraina ründas FP1 droonidega, kaotasid inimesed Venemaal ligipääsu Telegramile. Aprillis oodatakse täielikku mahasurumist, mis võib tähendada selle sotsiaalmeedia rakenduse lõppu Venemaal. Viimane katkestus, mis langes kokku Ukraina rünnakuga, viitab, et Kreml tegutseb ennetavalt, et takistada Moskva rünnakute uudiste ja videote levikut. Telegram ei tööta enam paljude venelaste jaoks, kes ei kasuta VPN-i, teatab The Moscow Times. Telegrami kadumine pole ainus märk, et Venemaa midagi varjab. Nagu Kiev Post teatas, 15. märtsil on viimastel päevadel Moskvat ja Peterburi tabanud sisuliselt digitaalne katkestus. Katkestuse algatas ilmselt Kreml, jättes 19 miljonit inimest ilma mobiilse internetita. Levivad kuulujutud, et see on seotud riigipöörde katsega ajal, kui Putin kärbib Venemaa kaitseministeeriumi eelarvet. Aga kokkuvõttes tähendab see seda, et Venemaa teeb kõik endast oleneva, et võtta oma enda inimestelt võimalus vahendite kasutamiseks, millega nad saaksid raporteerida Ukraina rekordiliste droonirünnakute edukusest või ebaõnnestumisest Moskva vastu. See on tõendite ja tõe varjamine ning raportite mahasurumine, mida Putin meeleheitlikult varjata soovib. Kuid hoolimata sellest, kui palju Kreml pingutab oma narratiivi kooshoidmise nimel Moskvas, annab üks teine Venemaa piirkond rohkelt tõendeid selle kohta, et Ukraina droonid tabavad oma sihtmärke. Varsti ütleme, mis piirkonnast ja juhtunust jutt on. Aga enne veel, kiire meeldetuletus. Te vaatate saadet The Military Show. Kui soovite rohkem selliseid analüüse, siis kindlasti tellige meie kanal, et ei jääks ühestki videost ilma. Kui Moskva läheb võrgust välja ja droonid jätkavad lendamist, on Venemaal Krasnodaris suured probleemid. See linn asub Moskvast umbes 1300 kilomeetrit ehk veidi üle 800 miili lõunas. On Krasnodari Krai pealinn ja asub Mustast merest vähem kui 100 miili kaugusel. Asukoht muudab Krasnodari Ukraina droonide ja rakettide peamiseks sihtmärgiks. Lisaks asuvad selles piirkonnas ka naftabaasid, mida Venemaa kasutab oma logistilise võrgustiku osana, et varustada kütuse ja varudega okupeeritud Ukrainat. Kas oskad arvata, mida Ukraina ründas samal nädalavahetusel, kui saatis 250 drooni Moskva suunas? Kui arvasid Vene naftat, on sul õigus. 16. märtsi varahommikul korraldas Ukraina massilise droonirünnaku Krasnodari Kraile, tabades kohaliku naftabaasi. Plahvatustest linnas teatati umbes kell 2 öösel kohaliku aja järgi. Varsti oli Ukraina edu kohta nii palju tõendeid, et Vene võimud ei saanud enam teeselda, nagu nafta linnas ei põleks. Pärast Ukraina rünnakut teatas Krasnodari Krai hädaabiteenistus Telegramis. Droonirünnak põhjustas tulekahju Lebinski tööstustsooni naftabaasis. Esmase teabe kohaselt ohvreid ei ole. Ohvreid ei olnud, kuid tuld oli palju. Exilonova Plus tõestas seda Telegramis, jagades videoid Ukraina rünnaku tagajärgedest. Kõik need videod näitavad Lubinski tööstustsooni suurt tulekahju, mis järjest vaadates näib süvenevat. Ukraina pole rünnakut kommenteerinud, kuid raportite järgi lasid nad droonid naftabaasi pihta. Mis puutub Venemaasse, siis peale Krasnodari päästemeeskonna kommentaaride oleme näinud vabandust, mida Vene võimud on juba nii palju kordi varemgi esitanud. See polnud Ukraina, kes tabas kaugmaa droonidega. Oh ei, Venemaa õhutõrje oli nii tõhus, et hävitas kõik droonid Krasnodari kohal. Juhuslikult kukkusid droonide rusud naftabaasi peale nii tugevasti, et kogu baas süttis ja leeke oli kaugele näha. Kas kellelgi tekib déjà vu Venemaa teadetest Ukraina droonirünnakute kohta?
tundub, et iga kord tekitavad kahju rusud, mitte droonid ise. Praeguseks hakkab tunduma, et Venemaa energia- ja sõjaline infrastruktuur on nii habras, et seda võib süüdata isegi siis, kui visata kiviga lao pihta. Me teeme nalja. Tegelikult juhtus see, et maailma kõige täpsemad droonirusud tabasid jälle. Lihtsalt juhtus, et rusud jäid drooni külge, sest Venemaa õhutõrje ei suutnud seda alla tulistada. Kiev Independent lisab, et Krasnodari Krai on viimase nädala olnud Ukraina pidev sihtmärk. 15. märtsil ründas Ukraina Tihoretsi naftapumpamisjaama, mis on piirkonna üks tähtsamaid naftatransiidipunkte. Sotsiaalmeedias levisid taas fotod Shõheksiljenova plussi jagatud leegitsevast rajatisest. 15. märtsi rünnak järgnes 12. märtsil samale rajatisele tehtud rünnakule, lisades venelastele veelgi soola haavale. Ukraina korraldas samal ajal rünnaku Ifipski naftarafineerimistehasele. Võiks arvata, et Krasnodari Krais pole õhutõrjet. Võib-olla polegi. Kui Kreml üritab pärast üht Ukraina kõigi aegade suurimat rünnakut Moskvale infot varjata, ei suuda nad sammu pidada Ukrainaga, kes tegutseb 1300 kilomeetri kaugusel. Krasnodari Krai ja selle nafta põlevad ja Venemaa ei suuda varjata, mida Ukraina seal teeb. Krasnodar ja Moskva on kaks väga erinevat linna, mis on viimastel päevadel kannatanud droonirünnakute tõttu suuri purustusi. Kõik Ukraina rünnakud on erinevad, kuid teenivad sama eesmärki – Venemaa sõjamasina halvamine. Peatume korraks Krasnodari Krais, siis naaseme Moskvasse. Siin jätkub strateegia, mida Ukraina kiirendas aastal 2025. Hävitades võimalikult palju Venemaa naftat, nõrgestad Putini vägesid rindejoonel ja võtad Kremlilt olulise raha teenimise ressursi. Kyiv Post selgitab, et rajatised, mida Ukraina Krasnodari Krais tabas, on olulised rindetarnete jaoks. Krasnodari Krai on Venemaa armee strateegiline logistikakeskus. Piirkonna naftabaasid teenindavad Lõuna-Ukrainas võitlevaid Vene vägesid, teatab väljaanne. Ukraina loogika. Tanklaid hävitades lõigatakse Vene kütusallikast ära. See tähendab, et Venemaa tankid, soomukid ja kõik muu Ukrainas, mis vajab kütust, ei saa seda. Mehhaniseeritud rünnakud muutuvad jalaväerünnakuteks, sest mehhaniseeritud üksused ei saa enam liikuda. Venemaa ei saa mobiilsete õhutõrjesüsteemide ja suurtükkidega palju teha, sest naftavool on peatatud. Nad peavad jääma oma asukohta ja kui Ukraina teab nende asukohta, saadetakse sinna rohkem droone, sest nad on kütuseta lõksus. Rünnakud Krasnodari Krai nafta vastu on tulude seisukohast väga olulised. Põlevat naftat ei saa teistele riikidele müüa. Ukraina mõistis seda ammu ning tema rünnakud Vene nafta vastu on põhjustanud pideva languse tulus, mida Venemaa oma kõige väärtuslikumast tootest saab. Operatsioon Eepiline Raev Iraanis on olnud Venemaale kasulik, sest Hormuzi väina blokeerimine on nafta hinda tõstnud ning Venemaa teenib seetõttu päevas $150 miljonit lisaks, kirjutab Financial Times. See lahendab Putini naftaprobleeme vaid ajutiselt ning pole juhus, et Ukraina on sõja ajal Iraanis korduvalt rünnanud Venemaa üht põhilist naftaterminali. Nafta hävitamine praegu tähendab, et Putin ei saa sellest kasu ning tema sõdurid ei saa seda kasutada oma sissetungis Ukrainasse. Nii jõuame taas nende 250 Moskva poole saadetud droonini. Nende droonide mõju seisneb vähem põhjustatud füüsilises kahjus ja rohkem psühholoogilises mõjus Moskva elanikele. Atlandi nõukogu ütles jaanuaris, et pikamaarünnakud on parim julgeolekugarantii Ukrainale Venemaa vastu. See näitab, et Ukraina suudab droonide ja rakettidega rünnata sügavale Venemaale, sealhulgas Moskvasse, mis on selge sõnum kõigile, kes uskusid Putini väiteid, et Ukraina pole võitlusest väljas. Ukraina on jätkuvalt elujõuline ja rünnakud ulatuvad sügavamale. Inimesed Moskvas näevad seda praegu oma silmaga. Ükskõik kui palju Kreml ka ei püüaks interneti ja sotsiaalmeedia piirangutega toimuvat varjata, ei saada suurt midagi teha selle vastu, kui lennujaamad suletakse ja lennud massiliselt tühistatakse. Üksikud tühistamised on arusaadavad, kuid kümned samal nädalavahetusel viitavad kindlale põhjusele. Isegi riiklikku meediat jälgivad venelased mõistavad, et Ukraina droonid põhjustavad neid pööraseid olukordi. Ukraina viib Putini alustatud sõja Venemaale. Tõsi, nad on seda juba pikka aega teinud, kuid Ukraina ründab harva Moskvat, eelistades piirialasid ja kaugemaid, vähem kaitstud Venemaa piirkondi, mida Putin ei hinda nii kõrgel kui pealinna. Ukraina FP1 droonid, mis maksavad United 24 meedia andmetel umbes $55 000 tükk, toodetakse umbes 100 tükki päevas. Ukraina saab jätkata droonide tootmist ja nende saatmist Moskva suunas, säilitades samal ajal oma kaugmaa strateegia mujal Venemaal.
Viimastel päevadel saatis Ukraina Moskvasse 250 drooni, mis oli sõnum Putinile. Sama kehtib Krasnodari krais põlevate naftabaaside ja terminalide kohta, mille hävitamine oli nii praktiline kui ka psühholoogiline. Putin teab, et Ukraina võib Krasnodari kraid rünnata, nagu on varemgi juhtunud, ja teeb seda uuesti. Mida ta ei taha tunnistada, kuid mis on nüüd täiesti selgeks tehtud, on see, et Moskva on nüüd sihtmärk. Oletame, et Venemaa räägib tõtt. Kõik 250 Ukraina drooni hävitati Moskva kohal. Isegi kui see nii on, peab Putin endalt mõned küsimused küsima. Kui palju droone saab Ukraina veel saata? Kas Moskva jääb sihtmärgiks? Ja kui Ukraina jätkab droonide saatmist Venemaa pealinna, kui kaua Moskva õhutõrje vastu peab, enne kui droonid hakkavad läbi pääsema ja tuletavad linna elanikele meelde, et sõda, mille Putin alustas, võib haiget teha neile, nende riigile ja nende väidetavalt tugevale juhile. Näis, kas neile küsimustele leitakse peagi vastused. Ukraina saadab praegu endiselt droone Moskvasse. Iga plahvatus, taevas või maal, paneb venelase küsima, miks nende väidetavalt võimas juht pole 4 sõja-aasta järel suutnud seda maha suruda. Riik, mille kohta ta on korduvalt väitnud, et see on kaotuse äärel. Ja Venemaa jaoks võib asi minna veel palju hullemaks. Kui Ukraina kiirendab õhustrateegiat ja sihib Moskvasse, lõpetavad USA oma relvakatsetused, mis võimaldaksid Ukraina kaugpommirünnakute taseme tõusu. Ruustes Pistoda on peaaegu valmis Putini kõri torkama. Vaata lähemalt meie videost. Kui sulle video meeldis, telli The Military Show kanal, et näha rohkem Ukraina viimaste rünnakute analüüse. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!